Suur tänu. Alustame tõlkijatest, sest eesti keelde teistes keeltes kirjutatud raamatud muud moodi kuidagi ei jõua. Mart, kui sa tegid kirjastusele ettepaneku see raamat välja anda, siis vaatasin järele, sa kirjutasid nii. See on lummav ja elegantne raamat, millel on olnud suur mõju nii kirjandusteoreetikute, antropoloogide, filosoofide kui ka teoloogide hulgas. Mis oli see, mis sind Girard'i juures nii väga võlus, et sa olid valmis need 500 lehekülge ette võtma? Tere! Jah, et kas ma räägin nüüd? Nüüd räägin mikrofoni. Et ma tahan öelda, et mul on kõne takistus, mis mingitel hetkedel ilmneb siis, et jah. Ma ei olnud seda raamatut läbi lugenud tegelikult. Ma olin lugenud ainult osa ja mitte suuremat osa, sest ma järgisin Märt Väljataga põhimõtet, et raamatut enne tõlkimist ei ole mõtet läbi lugeda, see on aja raiskamine. Ja on küll, sest ma olen väga aeglane lugeja. Nii et ma kirjutasin sellise iseloomustuse, sest ta tundus mulle huvitav, aga selle sõna elegantne suhtes ma pole päris kindel. Et ta on mingites oma osades elegantne, aga ta on väga mahukas raamat ja kohati tundub, et ta võiks olla vähem mahukas. Et ta kordab väga üle mingeid motiive. Ja. Aga muidu ma olen nõus, et ta on oluline. Ja miks ma ta valisin, siin on selline huvitav näide sellisest mimeetilisest ihast. Kunagi Mihhail ütles mulle, see oli väga ammu, mainis seda raamatut ja ütles, et see on hea ja oluline raamat. Ja siis see mingil hetkel meenus mulle, kuna ma olin juba tõlkinud mitmeid prantsuse sõjajärgse filosoofia autoreid, aga need olid kõik sellised nagu vasakpoolsema või sellise anarhistlikuma hoiakuga ja siis ma mõtlesin lihtsalt, et oleks huvitav nagu teistsugust autorit ette võtta. Ja siis on veel üks huvitav paralleel, et sellel samal aastal, kui ilmus siis Girard'i see raamat, sellel samal aastal ilmus ka Deleuze'i ja Guattari Antioidipus. Nii et kuna ma olin selle raamatu tõlkinud, siis tundus lihtsalt kuidagi huvitav, eks ole, sellise juhus on muide Girard'ile väga oluline ka, et sellise juhusliku kokkusattumuse tõttu võtta ette ka see raamat. Kusjuures nendel raamatutel, mis on iseenesest muidugi täiesti erinevad ja võiks öelda isegi vastandlikud, on siiski ka mõningaid kokkulangevusi. Näiteks mõlemad räägivad ihast. Iha on väga oluline. Mõlemad kritiseerivad psühhoanalüüsi, isegi väga raevukalt. Ja seal on veel mõningaid huvitavaid kokkupuuteid. Et jah, see on siis selle nagu lugu, kuidas ma ta ette võtsin. Enne veel, kui
Mihhail räägib meile raamatust endast ja autorist. Ma küsin korraks ka veel tõlkimise protsessi kohta. Et eriti veel nüüd, kui sa tunnistad, et sa ei olnud seda raamatut päriselt läbi lugenud. Et kas sinu suhe Girardiga muutus tõlkimise käigus ja üldse, mis valmistas rõõmu ja mis muret, kui üldse midagi valmistas muret? Noh, kuna mul mingit erilist suhet enne ei olnud, siis suhe väga ei muutunud. Üldiselt keeleliselt on ta väga lihtne, ta ei mängi väga sõnadega, et selles suhtes ei olnud teda raske tõlkida, aga see stiil üldiselt mulle hästi ei istunud ikkagi, see on selline hästi sõnarohke ja seal on palju õhku ja et seda eesti keeles hästi kõlama saada, see ei olnud nagu lihtne. Ma nägin sellega vaeva. Et noh, ma arvan ka, et raamat peaks olema niiviisi loetav, nagu ta olekski eesti keeles kirjutatud. Et ma üritasin selleni jõuda. Jah, et väga hea, minu meelest on see sul päris hästi õnnestunud. Aga nüüd on küll viimane hetk tegelikult rääkida sellest, kes oli René Girard ja mis teos on see Vägivald ja püha. Seda enam, et tegemist on selle autori esimese eestindusega. Mihhail, kas sa valgustaksid meid? No, ma alustaks natuke teisest kohast, et mulle tuli kirjastusest ettepanek see kirjutada järelsõna ja see oli väga huvitavalt põhjendatud, et Mart ütles, et keegi teine ei saa seda teha. No kui keegi teine ei saa teha, siis ma pidin seda tegema. Ja ma pean ütlema, et vabandust, ma ei mäleta, et ma oleks nii öelnud, aga ma ei ütle, et sina ütlesid, ma ütlen, et mulle öeldi. Ja ma kindlasti ei arva, et ma olen ainuke. Nii, aga ma nõustusin, sest see raamat oli mulle üks aeg väga oluline. Mis on hea raamat? Hea raamat on selline, mis kirjutab täpselt seda, mis sa ise arvaksid, aga paremini ja paremini sõnastatud, nii nagu sa ise osanud. Ja ma mäletan, et kui ma esimest korda lugesin seda Vägivalda ja püha, aga ma lugesin seda hästi mitu korda erinevates keeltes. Esimest korda ma lugesin venekeelses tõlkes ja see jättis mulle suure vapustuse. Igatahes, ja ma praegugi arvan, et pärast Girardi enam vägivallast ja pühast ei saa kirjutada või rääkida nii, nagu seda raamatut poleks. Ka need, kes ei ole temaga nõus, ka mina ei ole suurel määral temaga nõus, aga see on tõesti oluline. Ja nüüd ma kõigepealt räägiks natuke, millest võiks rääkida. Kes oli Girard, mis on see raamat, mis on vägivald, mitte selles raamatus, aga vägivald üldse, aga vaatame niimoodi Girardi prisma läbi. Patoinas, see on selline huvitav teema Girardil. Ma ei ole päris Mardiga nõus, et seal on palju õhku ja ta kordab. Kui te tähelepanelikult loete, tal on selline spiraalik narratiiv. Narratiiv ei ole lineaarne, ta tuleb natuke erinevate nurga selle kõige tähtsama asja juurde tagasi ja kõige tähtsam asi tavaliselt jääb ütlemata. Ütleme, üks kõige tähtsamaid teemasid tal on Patoinas. Ja pärast seda raamatut ta kirjutab veel spetsiaalse raamatu Patoinas. Aga kus see Patoinas tuleb? Piiblist. Aga võt seda piibli süžeet Patoinast ta praktiliselt ei puuduta. Ja niimoodi mööda minnes, et ütleb, et see on kindlasti mingisugune väga vana komme, mis nagu juutidele ja piiblile ei ole eriti oluline ja nii edasi. No, miks tal on seda, tahab seda välja tõsta, sellepärast, et tema jaoks juutluse traditsioon ja kristlik traditsioon on väljaspool vägivalda. Aga ta tõstab seda minu meelest
kunstlikult välja. Nii, ja lõpuks ma tahan rääkida nagu vägivallast ja elust, mitte ainult Gerardi prismast. Nii, ma ei hakka ette lugema seda, mis on mul siin slaidi peal. On oluline see, et ta sündis jõulupühapäeval ja tema nimi on Noel, jõulud. Tal on mitu nime, aga ta seda nime Noel peaaegu kunagi ei kasutanud, nagu ka teist, või ütleme, ta oli René Noel Théophile. Niisiis, René on sõnast Renatus, taassündinud, Noel on jõulud ja Théophile on Jumala sõber. Nii et see oli selline, ma kujutan ette, et kompromiss perekonnas. Isa oli ateist, sotsialist, agnostik ja isegi selline üsna vasakpoolne sotsialist. Ema oli konservatiivne, katoliiklane ja väga usklik. Nii et see on siin huvitav, et Gerard esimest poolel oli agnostik ja isegi üsna skeptiline religiooni suhtes, aga siis tema esimese suure raamatu käigus või õigemini selle järelsõna või viimase peatüki käigus tal tekkis mingisugune sähvatus, ta viskas seda välja, viimast peatüki kirjutas uuesti ja temast sai katoliiklane, kusjuures üsna konservatiivne katoliiklane. Nii. Siin on oluline see, et ta on, kes ta on? Ta on prantsuse mõtleja ja Ameerikas, ta on prantsuse mõtleja Ameerikas ja Ameerikas prantslased olid väga moes. Ja no, siin võiks nimetada nagu Derrida, teised, Foucault kindlasti. Ma nimetan seda pitsa efektis. Pitsa tekkis Napolis vaeste toiduna, siis ta läks moodi, seda toodi Ameerikasse, tõid vaesed emigrantid, et teha pitseeriat, aga ameeriklastele selline asketlik toit ei meeldinud. Siis nad hakkasid sinna igasuguseid asju juurde panema, seega Ameerika pitsa. Siis see tuli tagasi Euroopasse selline uhke pitsana, kui uus Ameerika asi ja sealt see põrkas tagasi Ameerikasse. Sama asi juhtus nende prantsuse mõtlejatega. No ütleme, Foucault ja Derrida olid, ei saa öelda, et Prantsusmaal on teinud mitte keegi, aga nad olid ühed paljudest, ütleme, Barth oli, Lévi-Strauss olid palju populaarsemad. Aga siis nad tulid, Ameerikas oli moodne prantsuse värk, ja siis pärast nad tulid Euroopasse, kui Ameerikas läbi löönud kõvad filosoofid. Umbes nii juhtus Gerardist, aga see on erinevus. Kõik need, ütleme see, mida nimetatakse prantsuse koolkond Ameerikas, need olid vasakpoolsed ja agnostikud, kui mitte veendunud ateistid. Aga Gerard, kui ta oli Ameerikas teisel poolel, siis ta oli konservatiivne ja religioosne mõtleja. Ja siin ütleme nagu valge vares. Aga Ameerikas valgeid varesid armastatakse. Just nimelt sellepärast, et ta ei sobinud hästi sellesse konteksti, temast peeti lugu ja tal tekkisid üsna palju järglasi. Hiljuti Tallinnas Marek Tamm Tallinna Ülikoolis korraldas ühe konverentsi ja seal ma rääkisin Gerardist inglise keeles ja seal üks kuulajatest, Ameerika professor, talle ei meeldinud, et mul mõned irooniliselt noodid seal olid. Ta ütles, et ta ei taha sellest ettekannast rääkida, aga pidagu ma meeles, et Gerard on väga lugupeetud autor. Ma pean tast lugu. Ja ma Marti käest sain teada, et ta Silicon Valley's on populaarne. Ta mitte humanitaarides, aga kõige
ütleme, tehnokraatlikumatest ja sa ütlesid, et ta G.D. Vance'i mõjutas. Ma alles nüüd hiljuti, ma hakkasin natuke uurima ja selgub, et tõesti Girard on ühe mõjukama Ameerika sellise jah, nagu kuidas öelda, mõtleja vist võib öelda teatavate mööndustega, Peter Thiel, ideoloog, kes on J.D. Vance'i taga nii vaimselt kui ka materiaalselt, kelle rahadega ta sai kõigepealt siis senaatoriks vist jah, Ohios ja siis asepresidendiks, nii et väga huvitav on see jah, et Girard, eks ole, konservatiivne mõtleja on muutunud sellise ikkagi mitte konservatiivse, vaid pigem sellise populistliku või reaktsioonilise liikumise nagu no ja Girardile võib palju asju ette heita, aga mitte populismi. Aga see, et ütleme, Ameerika mulle sugugi mitte sümpaatse valitsuse kõige vastikum esindaja on Girardi mõju all, see paneb mõtlema. jah, aga siin minul tekkis paralleel Venemaaga. Seal oli vist, siiamaani kuidagi on selline tegelane nagu Vladislav Surkov, eks ole, kes oli Putini ideoloog või selline, kuidas seda peaks kutsuma, kes omakorda kasutas ära paljusid lääne mõtlejaid oma sellise, kuidas öelda, ideoloogia kujundamisel. Nii et ühelt poolt kasutavad ära venelased või need putinistid kasutavad ära seal Lyotari, Derridaad, Foucault ja teiselt poolt siis J.D. Vance ja see seltskond kasutab ära Girardi. Mitte ainult Surkov, aga Kadugin on, see on Vene postmodernism, kõik kokku panna. Nii, okei. 47. aastal pärast lõpetamist École des Chartes kusjuures seal ta kirjutas sellist klassikalist lõputöö oli klassikaline arhiivindusele ajaloo. Siis ta sai stipendiumi Ameerikasse ja läks 47. aastaks Ameerikasse ja ei tulnud kunagi tagasi. No, ta on mitu korda käinud Prantsusmaal, aga ta ütles, et Prantsuse intellektuaalsel maastikul ta lihtsalt ei mahuks. No üldiselt ma ei ole nii skeptiline selle Prantsuse intellektuaalne maastik, aga ta ei oleks kindlasti nii suur kuju kui Ameerikas. Nii, tuli Ameerikasse ja hakkas õpetama seda, mida ta üldse ei tea. Hakkas kirjanduse teooriat. See, et ta ei tea kirjandusteooriast midagi, see talle aitas, siis ta hakkas seda koha peal ise välja mõtlema. No, alguses Duke ülikoolis ja Brigham kolledžis, see viimane oli naiste kolledž, need olid üsna kehvad töökohad, ta oli seal assistent ja nii edasi, aga lõpetas Stanfordi ülikooli ütleme, esile tõstetud professorina ja siis ta seal emeriteerus ja tegeles võrdlevkirjandusteadus. Mis tähendab võrdlev kirjandusteadus? Võrdlev kirjandusteadus ei ole see, mis nimetatakse võrdleva kirjanduses. Ta võttis ühe teose ja võrdles seda teise teosega, nii nagu lugeja. Ameerikas see on täiesti lubatud. Ja ta esimene suur teos, mis tõi talle, see on romantismi vale ja romaani tõde, kus juures seda võiks tõlkida ka teistmoodi, romantiline vale ja romaaniline tõde. See on Girardile spetsiifiline, ehkki Mart ütles, et ta ei mängi keelega, tegelikult mängib. Ta mingil määral. Ja ta, või isegi keeltega, mõnes kohas tal on raske prantsusekeelset vastada ja siis ta kasutab inglisekeelset. Nii, no idee on lihtne, et kõik kirjanikud ei tea, mis nad kirjutavad ja siis kirjutavad seal mingisugused romantilised lood,
aga romaan ise paljastab midagi muud ja seal ei ole midagi romantilist, aga midagi päris õudset, kui me räägime, mis see õudne on. Ta oli suur vene kirjandus, eriti Dostojevski armastaja, aga mitte nii suur armastaja, et õpiks vene keele ära. Ja ta uuris Dostojevskit, ma kujutan ette, et prantsuse keelsetest tõlkidest. See oli tema teine raamat ja kolmas, siis kõige kuulsam on Vägivald ja püha. Tõlgitud, ma ei tea, mitte see keeldes. Ja siis see asjad, mis on varjatud maailma loomisest alates, see on nagu dialoogide või intervjuu vormis. Tema õpilased Jean-Michel Agorlian ja Guy Lefort küsitlevad. Esimene see Agorlian on mitte traditsiooniline psühhoanalüütik. Ta psühhoanalüüsiga on Gerardil, nagu ütles Mart, pingelised suhted, sest miks Freud seletas ka kõik ära. Gerard ka seletab kõik ära, aga teistmoodi. Ja siis kusjuures umbes samadel mudelitel. Ja siis on vaja kuidagi asjad. Mis siin on huvitav, et Agorlian püüdis Gerardi ideed rakendada oma psühhoanalüütilisse praktikasse. Mul on mõned psühhoanalüütilised tuttavad, kes väga skeptiliselt suhtuvad Agorliani tegevusse. Aga jah, mida ta teeb? Ta püüab välja ravida mimeetilist iha. Siis raamat Patuinas. Siis minu meelest üsna kehv raamat on Shakespeare'ist. Kadeduse teater. See on ainuke raamat, mida ta kirjutas inglise keeles. Kõik teised on prantsusekeelsed. Nii, siis 3 viimast raamat. Ma näen saatanat, kui välku taevast maha langevad. See on parafraas evangeeliumist, aga evangeeliumis oli ma nägin. Aga see väike erinevus grammatikas, et saatana langemine toimub nüüd. Ja see on nähtav. Ja see, kelle kaudu skandaal tuleb, on Jeesus Kristus. Tema tõi maailma skandaali. Nii, ja siis viimane raamat on Lõpetada Clausewitz, mis inglise keeles on võitlus lõpuni. Niisiis, milles see tema põhiline teooria on? See, et kõige aluseks on mimeesis. Mimeesis, see on järgimine. Et me ei käitu spontaanselt, aga me käitume mingisuguste mallide juurde. Kusjuures meil on selline mudel, mille järgi me on. Ja siin on see, et inimene, ja see on romantiline vale. Romantiline vale seisneb selles, et inimesel on vaba tahe, näiteks keegi armab kellegi, see on tema vabadus ja ta armastab seda sellepärast, et seal nii vale. Ta armab sellepärast, et on armukade. Armukadedus on armastuse allikas. Ja miks ta on armukade? Sest keegi teine, mis on talle mudel, juba armastab teda. Ja siin tekib seda nimetab mimeetiliseks mehhanismiks. Ma armastan kedagi sellepärast, et keegi armastab. Ma jätkan. Ja selle aluseks on rivaliteet ja siin on see double bind. See on see, et ta on väljapääsmatus olukorras. Ta peab oma rivaali võitma, aga ta ei tohi seda võita, nii et siis ta ei ole enam rivaal. Ja võt, siin on mul mõned... Näiteks Don Quixote, Stendhali, Punane ja must, Proust ja Madame Bovary ja nii teised. Erinevad romaani tehnikad on oma olemuselt metafüüsilise iha. Tal alguses ta kasutas sõna metafüüsiline ja pärast ta muutis terminit, läks mimeetiliseks.
need vahendid ja illusioonid võivad olla erinevad, kuid nende eesmärk on üks ja seesama alati. Metafüüsilise iha paljastamine. Nii et romaan ei räägi seal armastuslugudest, aga ta paljastab seda metafüüsilist iga. No vot, Don Quixote, miks ta armastab Dulcineat? Sellepärast, et ideaalne rüütel Amadis armastas sama daami. Aga no vot, kuna seda sobivat daami ei ole, siis ta leiab seda Dulcinea, kes on juhuslikult üks lõbutüdruk seal. Või köögitüdruk seal nagu. Igatahes väga mitte see. Ja siis ta vot siin on tal, võtab habemeajamis mingisugust, mis eesti keeles on? Jah, kausikest. See ei ole mingi kausike, see on Mambrino kiiver tal. Ja nii ta kehastab seda metafüüsilise iha ohvrit. Ta enda meelest on selline rüütel ja võitja tegelikult on luuser. Julien Sorel. No, oleks elanud normaalse elu, kui poleks juhtunud Napoleoni. Ja no, Napoleon on tema ihaldasav lekt ja siis ta kõik seda teeb. Raskolnikovile sama lugu. Miks ta tapab vanamuti ära? No sellepärast, et ta tahab selgeks saada, kas ta on Napoleon või värisev olend. Ja? No selgus lõpuks, et ikka värisev olend pigem, aga eesmärk oli olla Napoleon. Nii, vot selle raamatu kirjutamise lõpus tal tekkis murrang. Nii, nüüd räägime natuke sellest raamatust. Kas ma võin täiendada korraks? Palun. Et ma ka lugesin seda esimest raamatut, küll mitte läbi, aga seal ta ikkagi näitab, et on võimalik välja jõuda sellest mimeetilisest lõksust nagu tegeliku nagu sellise... Ja see on ta esimene raamat, järjest pärast läbi järjest hullemaks. Ja siis ma tahtsin öelda selgituseks, et see mimeetiline või tähendab siis metafüüsiline iha tähendas tal seda, eks ole, et sellel eeskujul, keda järgitakse, on mingi olemine, mida tahetakse saada. Sellepärast ta ütleb metafüüsiline, eks ole, et see eeskuju nagu on kuidagi olemas rohkem kui mina olen, tal on mingi selline olemine. Et siis, ja siis veel kolmas märkus, ma tahtsin selle Peter Thieliga seoses, kuna sellest mimeesist oli juttu, et Thiel, eks ole, kes oli Girardi õpilane, kasutas ära seda õpetust lihtsalt selleks, et ta oli esimene suur Facebooki investeerija, sest ta nägi, et Facebook toimib täpselt selle mimeetilise iha kaudu ja sealt saab kõvasti raha teenida ja ta teeniski väga kõvasti raha. Nii et ta lihtsalt kasutas ära seda. Jaa, see on väga huvitav, sest Girardi järgi see mimeetiline iha ainult laastab. Aga, see on... Okei. Niisiis. Mart ütles, et seal palju sõnu ta kasutab, aga kõige tähtsam peaaegu, et jätab välja ütlemata. Et kõige alguses oli üks sündmus, mille juurde ta jõuab kuskil raamatu keskel. Ja seda sündmust ta nimetab kahte moodi, kas see on algupärane vägivald või rohkem, see on alustraja vägivald. See on see vägivalla akt, kust tuli kõik kultuur, keel, perekond, pidutsused, religioon ja kõik välja tulid, ta välja arvatud juutide ja kristlik religioon. Kõik teised religioonid tulid vägivallast. Nii, miks sellest ei räägi ja miks? No see on kõige tähtsam sündmus ajaloos. Miks me sellest ei tea, ei räägi? Sellepärast, et see tõde on väljakannatamatu. Ja? No, kes on lugenud Freudi, eriti Toteem ja tabu, ta saab aru, et see on peaaegu üks ühele aastat. Aga seal see erinevalt Girardis see algupärane vägivald on kirjeldatud. Oli selline metsik inimeste
no ma ei tea, ühendus, kus oli üks despootiline isa, alfa, Freud ei kasuta alfa, isa, kes surus alla oma poegi ja omas kõike emaseid ja siis pojad, kes on jäänud kuivale, siis nad otsustasid, et tapame, sööme ära. Tapsid sõid ära, võtsid naised endale ja siis neil tekkis südamepiinad ja nad otsustasid. Punkt 1. Mitte kunagi isa ei tohi tappa. Punkt 2. Inimliha ei söö. 3. Emaga kunagi ei seksi. Sealt tuli need tabud. No, ütleme, väga sarnane siin. Aga mida Gerard ütleb, et no, Freud ei lähe lõpuni. Üldiselt see seksuaalsus ei ole oluline. Ei ole oluline ka mäss isa vastu. Oluline on see, et see oli vägivallaakt. Ja siis vägivallaakt, mis transformeeris pühaks. Ja siis, aga mis tähendab transformeeris, ta ei muutunud. Ta võttis nagu püha maski endale ette. Ja siis oli nagu vägivald võis esineda vägivallana ja võis esineda pühana. Ja siis esimene asi, mis tehti ja tegelikult vägivald ise tegi, ta jaotas seda olemist 2. Ütleme, inimese maailm ja vägivallamaailm. Ja vägivallamaailm on püha maailm. Aga inimesed ei pääse sinna vägivallasfääri, aga vägivald pääseb. Ja siis tal on transcendentne vägivald, mis ta seal oma alal. Ja siis ta muutub immanentseks ja siis inimesed peavad teda kuidagi vaigistama. Ja selleks on patu ohver, aga... Jah, tegelikult ma tahtsingi seda sama öelda, jah, et selle vägivalla tähendab siis, et jah, asi ei olnud ei isas ega seksuaalsuses, vaid sellest, et kogukonna sees tekib vägivald suunata kogukonnast välja. Ja see suunati kogukonnast välja nii, et valiti üks ohver, kes oli tegelikult juhuslik ja süütu ohver, aga seda ei saanud näha juhusliku ja süütuna, sest sellisel juhul oleks see vägivalla loomus olnud avalik ja seda toimingut ei oleks saanud teha, eks ole. Ja see ohverdus, see ohverduse ohver peab olema korraga süütu ja süüdi. Miks ta on süüdi? Sellepärast, et ta valiti. Mitte sellepärast, et ta tapetakse, et ta on süüdi, aga ta on sellepärast süüdi, et teda tapetakse. Ja see on täpselt nagu see patoina kirjeldus Piiblis. Aga seda ta püüab, Piiblit ta püüab tegeleda. Nii, mis on see ohverduslik kriis, et see ohverdamine on väga ohtlik protseduur, sest seal on vahetu kontakt vägivallaga ja inimene võib hulluks minna selle. Vot nagu Herakles tahtis ohverdada jumalatele, aga hoopis tappis oma perekonda ära. Mis see alustraev vägivald teeb? Ta jaotab inimsust pühadusest. Süsteem ja kord versus kaos. Ja see on oluline see, et ta loob süsteemi. Et vot seal inimsuses peab olema süsteem. Aga süsteem võib, seda võivad rikkuda, kusjuures rikkuda võivad erineval moel. Vot ma selle oma järelsõnas ma tõin 2 näidet Amazonasest, et ühel naisel läksid 2 ajas ümber seemnepurgid ja seemned läksid segamini. No, tulemuseks olid üleujutused, sõjad ja nii edasi. No, seeme on 2 asja, see, mida söövad ja inimese seeme. Ka seal oli selles loos varjatud seksuaalsuse. Teine, ma ei mäleta selle filmi nimi, Iisraeli vist möödunud aasta film või ülemöödunud aasta, kuidas sellest superkonservatiivses perekonnas, koguduses juhtub nii, et pereisa avastab, et ta on gei.
no siis talle seletatakse, et no ei saa. Ja rabi talle ütleb väga selgelt, et kõik korralagedused maailmas, sõjad, rahutused, aga mitte ainult seal, maavärinad ja vulkaanipursed on sellepärast, et inimesed kaotasid oma või rikkusid oma loomulikku seksuaalsust. Ja, ütleme, täiesti erinevad regioonid, täiesti erinev, nagu tundub, et täiesti erinevad lood, aga see on täpselt Girardi järgi. Kui mingisuguses väikses osas süsteemis tekib mingisugune riknemine, siis võib kollapseerida kogu see kogu ühiskond ja isegi mitte ainult ühiskond, see inimsus ja pühadus lähevad segamini, inimene ja lood. Nii, ja siis ainuke võimalus on ohverdada. Ja nagu me juba rääkisime, see ohver peab olema süütu ja ka teda siis ohverdatakse meie pattude eest. No, hilisantiigis, Kreekas, tekkisid, nagu oli kahju oma kogudusest. Kui võtta, siis nagu hoiti sellised, näiteks vangi võetud või orjad või kerjused. Nad olid nagu ühiskonnaliikmed, nendes isegi sõprunasid ja nii edasi. Aga vot Egiptuses oli selline termin elavad surnud. Nad olid elavad surnud. Nad elasid, aga nad olid määratud surmale, sest kui läheb midagi asi hapuks, siis neid tuuakse ohvriks. Kuidas äkki, Leeno, te juhatate? Äkki on väike muusika vahepeal? Täpselt, minu mõte. Nii, palun. Henri ja Mikk esitavad nüüd Leon Põlmani Kooti süüdist Tokata.
kas selle dramaatilise meeleoluga jätkame nüüd Kaini ja Aabeliga? Jaa, ja pange tähele seda illustratsiooni minu meelest väga hea. Esimesed inimesed, Aadam ja Eva pojad, Kain ja Aabel, toovad millegipärast ohvri. See on muuseas juba käib Gerardi teooria vastu, sest spontaanselt ohvri ei tooda, sest seal ei olnud enne mingisugust kriisi lahendada. Kriis tekkis pärast ohverdamist. Ja tekkis sellepärast, et Aabel, kes on süütu nooruk ja paljudes traditsioonides, et pärast Gerardi isegi nimetab ta prohvetiks, aga mis on, ei ole piibli öelda. Niisiis, mida ta teeb? Siin on üks lammas. Tegelikult ta tappis kõik esmasündinud loomad. Ta oli karjakasvataja ja tõi Jumalale ohvriks kõik esmasündinud loomad. Üleni verine tüüp. Ja siis põletas neid. Aga Aabel, jah. Aga Kain oli põllumajandusinimene. Ja? Ta ka parimad saakid tõi Jumalale. Aga Jumal oli vegan. Ja ütles, et seda rohtu sõi see. Ja pöördus Aabeli poole ja siis Kain sai kadedaks. Vot siin tekib juba see imetline kolmnurk. Ja siis ta tapab. Aga ootame, tõesti, et siin on väga huvitav Gerardi. Miks ta tapab Kain Aabelit, aga Aabel ei tapa Kaini, sellepärast, et Aabel on juba tapnud. Ta on juba mõrtsukas. Seda ta otseselt ei ütle välja. Ta on mõrtsukas, aga siis tekibki see mimetline ja Kain tapab vastu. See on huvitaval kombel, ta sama loogika järgi interpreteerib Hamletit. Miks Claudius tapab Hamleti isa, kes on ka Hamlet, sellepärast, et Hamleti isa oli juba mõrtsukas. Ja, Shakespeare'il midagi sellist ei ole. Ja Mart? Mihhail, ma ei ole sinu tõlgendusega nõus. Et minu meelest see, mida Girard siin ütleb täpselt selles tekstis, äkki sa saad selle teksti tagasi panna, ongi üks tema kõige elegantsemaid näiteid sellest, kuidas ohverdus toimib ja seda peaks võtma sõnalt selles mõttes, et miks siis Kaini ohvrile Jumal ei vaata ja Aabeli omale vaatab, sellepärast, et Kain on mõrtsukas, aga ta ju ei ole veel mõrtsukas, kui nad ohvrid toovad. Aga ta on mõrtsukas selle tõttu, et tema ohver, ehk siis vili, ei ole piisavalt inimese sarnane, et toimida selle ohvrina, mis suudaks vägivalda kõrvale juhtida. Ja see vägivald on vendade vaheline vägivald, mis paratamatult puhkeb. Selle tõttu on vaja ohver tuua. Selle tõttu on vaja ohver tuua. Okei, ma ei ole sinuga päris nõus siin. Asi on selles, et vägivald oli enne neid ja ta oli mõlemas sees. Aga Aabel sai oma vägivalla välja elada, tappes seda, aga Kainis on see vägivald veel sees. No nii võib ka seda võtta, jah. Nii. See ei ole otseselt selle raamatuga seoses, aga see on selline koht, mis räägib Gerardile vastu, et tema jaoks, et juudid ja eriti kristlased veriohvrid ei toonud. Tegelikult tõid ja isegi Jeesus, ta ise ei toonud, aga ta ütleb selle pidalitõbi, keda ta ravib välja, et mine ja toon seda ohvrit, nagu Mooses on käskinud. Ja siin vaatame täpselt, mis Mooses on käskinud, too 2 lindu, nagu see patuoinast tuleb 2 oinast, üks nendest 2 identset oinast, kes, vabandust,
nad ei ole oinad, need on sikud. Ma ei tea, miks eesti keeles on patuoinas. Kõikides keeltes, teises keeles on patusikk. see olevat lihtsalt tõlkeviga saksa pastorite poolt. Jah, aga ikka on eesti keeles patuoinas, aga mitte patusikk. Nii et me teeme sellest tõlkijast patuoina. Nii et ka Jeesus ja Jeesuse ees toodi templis ka 2 tuvi vist, jah. Nii, see on see kirjeldus, kuidas tuleb teha sellest patuoinast. Aeg jookseb liiga kiiresti. Nii, seal on üks huvitav asi, et kellele viiakse seda patuoinast. Teda viiakse kõrbesse Azazelile, kes on lugenud Meister ja Margarita, seal on selline tegelane Azazello. Tegelikult see on vale tõlgendus. Azazel tähendab sokk, kes on ära saadetud. Aga nii teda kujutati. See on põrgusõnastik. Ja? Siin on see sokk ja saatan, tema 2 nagu koos. Nii, aga natuke räägime vägivallast. Kui me vaatame sellist pilti, siis esimene assotsiatsioon, mis tekib, et see on, no teadagi seal, ütleme, juudi naine põgeneb seal natside ees seal kuskil Kiievis või seda. Aga ei ole. See ei ole juudi naine ja ei põgene natside eest. See on prantsuse naine, kes põgeneb prantslaste eest. Robert Capa oli väljapaistev fotograaf, kes tuli koos Ameerika sõjaväega Euroopasse, aga ta pildistas kõike, mitte ainult seal sakslaste ja natside kuritegusid, aga ka prantslaste omasid ja liitlassõdurite omasid. Ja see on naine, tal on riided juba osaliselt ära kistud, ta on ka tuvastatud, see on Simone Tussaud, ta ei teinud sakslastega koostööd, ta ei olnud reetur, ei olnud spioon ega midagi, aga tal oli armukas saksa sõdur ja ta sünnitas temalt tütre, see tütar on siin juba talt ära kistud ja nüüd teda aetakse taga, et püüda kinni ja pügada jooksed. Vot siin üht naist peeti kinni. Siin juba tal pügati jooksed ära. Ja siis osa mõnitati. Üldiselt see haakris tavaliselt joonistati prostituutidele. Aga nii, ja siis pärast seda veel täpselt nagu Girardi raamatus need aeti läbi linna. Vot siin, pange tähele, kui rõõmsad on seal lapsed tagaplaanil. See huvitav on see mees kopiga. Arvatakse, et see on selle naise isa, kes korjas üles tema riideid ja nüüd teeb nägu, et ta ei puutu üldse asjasse. Vot seal on siis see naine selle saksa lapsega. Prantsusmaal lapsi taga ei kiusatud erinevalt Norrast. Norras oli see veel jõhkram. Nii, vot nii neid ajatakse läbi linna või siis kogutakse kokku, pannakse veoautokasti ja mis on see Girardile väga oluline, et süüdi mis nendest naistest tehti? Milles nende süü oli? Nendest tehti, et see on tüüpiline patuoinas, selline kollektiivne patuoinas, nagu Girard kirjeldab. Need peetakse kinni, mõnitakse ja viiakse läbi linnast välja, sest nemad kuuluvad kurjusele. Ja mis on veel kurjus Girardil? Surm. Surm on kõige suurem kurjus. Ja see on minu meelest Girardi väga terane mõte, et kõikides kultuurides surnuid tuleb
no üldiselt me teadsime ka enne seal eraldada elavatest, aga neid tuleb viia elavate ruumist välja. Need tuleb matta, ütleme, surnuaed on linnast välja. Ja siis me vähe sellest, et me viime neid meie elupaigast välja, me paneme neid maa alla, juba teine pool, ja veel maa all nad on kirstus. Niimoodi 3-kordne kaitse surnute eest, sest kui üks asi, kui see struktuur kollapseerib, siis surnud tulevad elavate sekka. Nii, see on Girardil minu meelest päris hea koht, aga nagu tal tihti on, et ta liiga julgelt üldistab, et see ei ole üldse globaalne meetod. Ma ei räägi nendest kultuuridest, kus no näiteks pannakse surnuid puu otsa või seal Indias viiakse mingisuguse surmaplatsile. See on ka eraldamine ja mis, või seal vikingud jätsid lahinguväljale. Nad jätsid surmaväljale ja seal, mis on kurjus ja püha. Need on pühad loomad ja kurjad loomad. Hunt ja kaaren, need on Odini loomad, need on kõige pühamad ja kõige kurjemad. Ja Odin üldse oli raevu jumal ja tarkuse. No vot, mida mina lisasin oma järeldusena, need teemad, mida Girard puudutab vähe, mis on ka seotud vägivalla. Mäng ja pidu. No üldiselt ta räägib, et kõik mängud tulevad vägivallast ja sellest algsest vägivalla. No, täringumängid, spordimängud, lastemängud, ütleme, seal kullimäng, no tüüpiline asi, ajame kurjust taga. Ja, seal peitus. No, kõik need mängud on tulnud sellest esialgsest vägivallast. Ka pidutsused. Ma sellest kirjutasin seal üksikasjalikult. Ja veel ma lisasin seda teemat, mida Girardil ei ole, kingitus, mis on ka seotud kurjusega. Nii. Pidu ja mäng on väga tihedalt omavahel seotud. Girardil see ei ole nii väga selgelt veel, aga nad on. Pidudel on alati mänguline element juurde ja ka teatud mõttes mänguline loomus. Aga siin on veel oluline asi, et pidu käigus, pidu on selline vägivalla ja sensitiivne asi, et seal vägivald väga kergelt tuleb välja. Seal pidu ajal solvangud. Mul tuleb meelde Tartu Ülikooli kohvikus, kui ma olin veel üliõpilane, seal oli üks pidu, üks pulmapidu. Ma ei hakka nimesid nimetama, kes abiellusid, aga seal peal hakkas tekkima selline kõlakas, et pruut on lõbunaine. Ja see lõppes sellise kaklusega ja tuli miilits, kiirabi ja nii edasi. See oli üldse vägev pidu, kus ei olnud õhupallid, aga olid selle gaasiga täidetud kondoomid ja need hakkasid plahvatama seal järjest. Ja see oli tüüpiline selline, aga ka vastupidi. Üks väga tihti need pogrommid muutuvad peoks. Ja no, ärme räägime siin lähikandis, räägime Indiast, kus aeg-ajalt tekivad moslemite pogrommid, hinduistid tapavad. Ja kui oli Gurjani osariigis selline pogromm, kus ma ei tea, kui palju ohvreid on,
ametlikud andmed räägivad paarist sajast, moslemid räägivad mitmest tuhandest tapetudest. Aga selle guvernör, kes on muuseas praegune India peaminister Modi, ütles, mis vägivald. Inimestel lihtsalt oli hea meel ja nad pidutsesid. Ja see oli väga tihti selline, pogromil on selline karnevallik ja pidused seal 88. aastal, kui Nõukogude Liidud, seal Sumgaidis olid armeenlaste pogromid, siis see oli rahvalik pidu. Nii. Kingitus on ka sensitiivne teema. Üldiselt definitsiooni järgi kingitus on see, mida vabatahtlikult, kui me vaatame selle Wikipeedias kuskil, vabatahtlikult, spontaanselt, ja seal eriti tähtpäevade puhul. Kui on tähtpäevade puhul, siis see juba ei ole spontaanne ega vabatahtlik. Ja me räägime meie kontekstis siin, siis on paljudes peredes ja paljudes inimesed jõulustress. Juba ette, mida me ei kingi. Ja siin on selline asi, me lähme külla, peame kinkima. Mida me talle toome? Aga nemad tõid ju meile sellise, siis meie kingitus ei tohi olla kehvem. Ja see on tüüpiline selline mehhanism. Aga ta ei tohi olla kehvem, aga veel parem, kui ta oleks natuke parem. Ja on olemas sellised kultuurid, kus on rajatud, seda antropoloogias nimetatakse Ameerika lääneranniku põliselaniku keeles patlatš, mis ei ole, ma ei hakka sellest lingvistilisest aspektist rääkima, mul on see lahti kirjutatud. Ja, et see on nii, et iga järgmine kingitus peab olema suurem kui enne. See tähendab, et selline majanduslik süsteem ei ole jätkusuutlik. Nad kingivad ennast paljaks. Ja mis siis tuleb? Juba selle patlatš on nii kingitus kui pidu. Selle peo ajal tekivad konfliktid. Esiteks, kingitus ei olnud piisavalt hea. Või vastupidi, ma kinkisin sulle nii head asja, aga sa ei avaldanud nii suurt rõõmu ja lugupidamist minu kingituste vastu. On hiljuti, paarkümmend aastat tagasi, seda mehhanismi uuritud teistmoodi kui minul siin alguses, lähtudes Girardi mudelist. Mudel on hoopis teine. Et kingitakse mitte sellele, keda antakse välja, aga see on nagu ohver esivanematele. See on hoopis teine mehhanism. Aga jah, võib-olla sellega siis täna. Nüüd ma tänusõnad. See esiteks minu meelest on suur asi, et selline raamat ilmus. Mart minu meelest tegi suurepärase töö. Ma tahan tänada kirjastust, kes tegi mulle selle ettepaneku. Eriti tahan tänada toimetajat Liis Kibuspuud, kes kannatas mind välja. Ma olen väga vastik autor. Ma ületan kõike tähtaegu, vahtu, tähtaegu, ma ei tea, umbes aastaga, mahtu, ma ei tea, mitmekordselt. Selline viisakas järelsõna on kuskil 20 lehekülge, mul on 150. Ja vot kannad selle. Siis mul väga vedas minu teksti toimetajaga Anti Saar, kes nagu Martki on minu kunagine õpilane. Aga Mart muide oli minu üks lemmikõpilasi. Vot, aga Anti, see on selline toimetaja, mida võib ainult unistada. Ta oli väga nõudlik ja väga mõistev. Mul on mõned seal väga problemaatilised osad. Näiteks ma ei tahtinud kasutada sellist akadeemilist viidete süsteemi, mis minu meelest takistab teksti lugemist, aga mul oli oluline, et seda võiks mõnuga lugeda. Kuna seal jutt on üsna vastikutest asjadest, siis vähemalt lugeda võiks mõnuga. Ja
siis mulle väga vedas retsensentidega. Anonüümsed retsensentid, üks lubas avada oma anonüümsust ja ma ka tänan teda. Ja ma tahan, seda teksti ma palusin lugeda mitmel inimesel, ma palusin Marek Tammel, kes väga aitas seda teksti natuke paremaks teha ja osutas mulle vigadele, selle eriti Boris Vilde diagraafias. Ja eriti ma olen tänulik retsensentidele lugejatele, et nad läksid tekstiga kaasa ja nad selle asemel, et mida mina kartsin, et viskame Vilde välja, viskame need asjad välja, mis ei puutu asjasse. See mul on üsna palju selle naiste vastast vägivallast. Et viskame need asjad välja, et siis on niisugune viisakas maht. Aga vastupidi, need retsensendid, et mida veel võiks lisada, näiteks president palus, et Mircea Eliadat võiks. Muidugi võiks, sest sarnased teemad, aga miks ma siin siiski piirdusin, et sellepärast, et Gerard kusagil ei maini Eliadat, ma lähtusin ikka selle vähem nende autorite ringimist on. Vot, ja mis veel? Ma alustasin selle toimetusegi, aga ma pean ütlema, et Tallinna Ülikooli kirjastus on väga hea kirjastus. Ja kui te vaatate seal väljapanekud, mis on sisuliselt väga hea ja väga soodsate hinnadega. Mul heal kolleegil Peeter Toropil oli praegu 75-aastane sünnipäev. Ma tahtsin talle kinkida seda raamatut, aga veel ma ei saanud autorieksemplari, läksin poodi, ostsin, see oli peaaegu 40 €. Vaatage vahet, feel the difference, nagu ütlevad. Ja nii et tahaks teha natuke selle toodangule reklaami. Ja samas ma tahan kiita meie suurepäraseid muusikuid ja seal saab osta ka nende plaadi, CD-plaadi ja ma kindlasti ostan seda. See on suurepärane nagu orel ja mitte päris orel, aga ma ütleks mitte vähem kui orel. See on ka teistmoodi. Ma siin nüüd väga hea muusika ja väga hästi esitatud. Absoluutselt nõus. Hüppan omalt poolt vahele ja soovitan tõesti kõigil süveneda Mihhaili saatesõnasse, sest hoolimata rasketest teemadest jõuab ta lõpuks välja armastuseni ja see teekond tasub kindlasti läbi teha. Aeg on aga täiesti harmutult tiksunud ja annaks paariks publiku küsimusteks, kui keegi tahab küsida, siis andke praegu käega märku. Kui mitte, siis saate... Tegelikult vahet ei ole, nagu nii see aeg on niisugune, nagu ta on lasta olla. Siis teeme niimoodi, et kuulame veel ühe muusikapala Leon Bolmanilt samast Gooti südist palve Notre Dame'ile ja siis saame küsimusi küsida juba vabamas õhkunas.
Suur tänu Henri Tsibo ja Mikk Langebruun, suur tänu teile kõigile tulemast, eriline tänu Mardile ja Mihhailile nii selle raamatu kui tänase vestluse eest. Ehkki Girard väidab, et iga pidu on tegelikult ohverdus, siis karta ei tasu, täna me kedagi ohverdama ei hakka, küll aga olete te kõik lahkesti palutud tordile, mis siin meie selja taga tegelikult teid ootab. Aga sinna ligipääsemisega läheb mõned minutid aega, andke meile paar hetke, et siit natukene teed vabastada. Senikaua julgustan teid kõiki järgima Mihhaili kaubanduslikke teadaandeid ja tutvuma meie raamatutega ja samuti on nüüd kindlasti hea hetk küsida kõiki neid küsimusi, mis teil tänase õhtu jooksul tekkisid. Aitäh!